meil väga kaua firmas puudus igasugune motivatsioonisüsteem. Oli kuupalk ja kõik. Nii. Ja tänapäeval muidugi see on nagu muutunud mõne võrra, aga ma ei ole kindel, et inimesed olid siis, et nad on õnnelikumad ja motiveeritumad, kui neil on, teavad, et neil nüüd midagi kukub selle eest, kui nad teevad nii palju asju ära. Et pigem see, et sa annad et sul on õige inimene ja õiges ametis, kus ta tunneb ennast hästi, tema jaoks on see nagu väljakutse, tal on huvitav seda tööd teha, siis meie parimad müügimehed, näiteks meie parim müügimees ei saagi boonust näiteks. Või aga mis teda motiveerib siis? Kuidas ta võiks ju saada, aga see ei ole tema jaoks tähtis. Ta ise ütleb, et see ei ole tema jaoks tähtis. Kuidas ei ole? Teda motiveerib palju rohkem see, et sain Serbiaga turu käima. Seal ma tõmbasin Bulgaaria käima. Mis ta on siis kinni maksad? Hing on kinni rahast, nii palju saab raha, et see enam pole motivaator. Ei, ma ei ütleks. Ma arvan, et see on pigem ikkagi võimalus teha seda, mis sulle meeldib. Kus sa tunned, et sinust midagi sõltub. Järelikult siis on tähtis võtta õiged inimesed, eks ju? Absoluutselt. See on nagu see õige inimese äratundmine õigesse ametisse, et see on nagu üks võtmetähtsusega momente ja mitte panna inimesele ülesandeid, millest ta ei ole hea. Loomulikult ei saa kõik ametid olla tohutult loovad ja muidugi, äri on äri. Äri on äri. Et igasuguseid ameteid tuleb teha, aga et inimeselt ei ole mõtet tahta, näiteks müügimehelt, ma olen loobunud müügimeestelt nõudmast väga detailseid aruandeid, raporteid, komandeeringutest, et hea müügimees oma olemuselt ei ole administraator absoluutselt. Ja kui sa nõuad temalt nagu väga palju sellist tuima tööd, siis sa pärsid tema selle lennukuse sellega ära ja ta ei ole nagu kokkuvõttes nagu õnnelik ja tulemus on see, et temaga ei olda pidevalt rahul. Ja see tegelikult kehtib kõikide ametite kohta, et kui sul võib olla väga hea inimene, kui sa paned talle nagu ülesanded, ta võib olla see 5% tema tööst, millega ta hakkama ei saa ja mille kallal kogu aeg näägutatakse. Ja see nagu tapab ära kogu ülejäänud initsiatiivi ja selle, kuidas inimene nagu oma tööga rahul on. Et selles mõttes ei ole mõtet inimestele panna asju, milles nad ei ole head ja pigem panna just neile rohkem neid asju, milles nad on head. Näiteks müügimeeste puhul, kui sa saadad need luuletajad siis sinna välja müüma ja kliente otsima, siis back office peab töötama nagu kellavärk. Igasugused hinnakirjad, toote ja andmestikud, see peab tulema nii nagu vaja on. Siis nagu asi toimib. Kõik, mis müügimees lubas, keegi peab nüüd täitma.